Vaikselt alustame tänase sisuka päevaga, mis on pühendatud Haapsalule ja avaliku ruumile üldiselt. Täna räägime siis, kuidas üldse võiks vanalinna elavdada ja keskendume just avalikule ruumile. Minu nimi on Maria, ma tegelen igapäevaselt ka avaliku ruumi teemadega, mitte nüüd otseselt vanalinna teemadega, mitte ka Haapsaluga, et peamiselt Tallinnas. Seda enam mul on hea meel, kui mul on võimalus kuhugi mujale minna ja siin teiega olla. Võin öelda, et siin on kevad juba palju rohkem esile tulnud kui Tallinnas, nii et seda ägedam on siin teie juures olla. Täna ma olen moderaatori rollis. Minu ülesanne on juhatada sisse välja meie külalisesinejaid, jälgin päevakorda ja vean ka vestlusringi, mis meil tuleb. Samuti võtan ka küsimusi teie poolt. Loodan, et ka need, kes vaatavad meid ülekande kaudu, saavad esitada julgelt küsimusi ja ka neid me saame võtta. Ja niimoodi me siis kulgeme. Miks me siis üldse täna siin niimoodi oleme, on tänu Muinsuskaitseametile, kes on korraldanud selle koolituspäeva ja toimub see kõik väga olulise ja sisuka koostööprojekti raames nimega ajalooliste linnasüdamete elavdamine kultuuripärandi kaudu. Ja fookuses on 9 väikelinna üle Eesti ja Haapsalu on üks neist. Ja mõte ongi, et kuidas siis väikelinnad saavad, need, kellel on muinsuskaitseala, elavamaks, kuidas muinsuskaitseala ise võiks ärgitada kogu selle avaliku ruumi ja linnaruumi arengut. Ja koolitusprogramm on 3, võib öelda, osaline, see on juba toimunud siin 13. aprillil Viljandis, täna Haapsalus ja üks on veel tulemas Võrus. Ja kui teil on huvi ka selle vastu, mis mujal linnades toimub, siis tegevusi saab jälgida Muinsuskaitseameti Facebookil. Sealt on ka hetkel kõige mugavam vaadata järgi, mida on siis räägitud, ja samamoodi kodulehel avaneb samasugune võimalus ja võite julgelt sinna vaatama minna, et mis on selle projekti siis täpsemad tegevused. Nii, aga siis tänane päev. Meil on erinevad külalised erinevatest linnadest. Alustab meil täna Katrin Koov, kes juhatab natukene selles mõttes sisse, et mis asi see avalik ruum üldse on, milleks on seda vaja ja kellele. Meil pärast seda jätkavad Tartu tiim projektis kureeritud Elurikkus, kes on siis üks tegevusprogramm Euroopa kultuuripealinn 2024 Tartust. Ja pärast lõuna väga oluline osa toimub siin samas. Meil jätkab Paide-külaline Maiko, kes räägib, kuidas nad on elavdanud Paide kesklinna. Ja lõpetuseks tuleme tagasi Haapsalu juurde ja kutsume siia linna arhitekti, kes räägib, mis on Haapsalus hetkel tema hinnangul kõige suuremad väljakutsed ja millised on arenguvõimalused. Ja kõige lõpus meid ootab vestlusring samade ja ka uute külalistega, aga see ei ole kõik. Teil on kõigil võimalus liituda väikse vanalinna retkega, mis algab täitsa siit samast. Aga ka see ei ole veel kõik. Sealt edasi kell 5, jällegi siin samas, toimub Muinsuskaitseameti poolt kaitsekordade avaüritus just Haapsalu kaitsekorra siis selline avakoosolek, kus muu hulgas räägib Jüri Kuuskemaa ja ka Arhitektide Liidu president Andro Mänd. Nii et endiselt väga põnev päeva jätk ja ka see on ülekantav ja hiljem ka järgi vaadatav. Võt nii. Enne kui ma kutsun siia Katrini, mul paluti, et ma räägiks või jagaks ka oma kogemusi ja ma näitan teile 3 näidet, mida ma olen teinud ja mis mulle tundub on sellised, mida võib ka üle kanda mujale. Esimene on siis seotud linnaaiandusega, ehk siis sellega, kuidas võiks söödavaid taimi kasvatada linnas ja teie silme ees on Laagna kogukonnaaed Lasnamäel. Lasnamäe ongi see piirkond, millega ma peamiselt tegelen, see on ka mu kodukoht ja üldiselt ei peeta seda kõige atraktiivsemaks elukeskkonnaks, aga seda enam on minu eesmärk olnud
avada selle väärtusi, näidata inimestele, et iga koht on väärtuslik ja seda annab elavdada. Ja antud juhul siis tegemist endise lasteaiahoonega, niisuguse nagu tüüpilise lasteaia projektiga, mis suleti siis mingi hetk ja nüüd tegutseb seal Laagna raamatukogu, aga hoov, mis oli jäänud lasteaias, oli täiesti siis maha jäetud nii-öelda, sellel ei olnud funktsiooni ja linnaaed või see kogukonnaaed on siis see, mis andis sellele uue hingamise. Meie käsitleme seda kui sellist kultuurikeskust vabas õhus, sest et tegemist on suht väikse siis territooriumiga ja kust väga suurt saaki ei ole võimalik saada, et pigem on tegemist niisuguse nagu kogukondliku tegevusega, et saak võib öelda, et on teisejärguline. Me oleme korraldanud erinevaid üritusi, see on koht, kus saavad nii lapsed tegevust, täiskasvanud tegevust, üks tipphetk tegelikult esimesel koroona-aastal, kui suvel natukene oli kõik malbem, oli Puuluubi kontsert, mis tõi 500 inimest kohale igalt poolt. Nii et ja tänaseks on üle Tallinna 20 erinevat kogukonnaaeda, kuigi siis, kui me alustasime, olimegi peaaegu et ainukesed. Ja täna ma proovisin üles leida ka teie kogukonnaaeda. Ma natukene ei julgenud sinna sisse sõita, seal oli eratee, aga kaardil näitas, et Haapsalu kogukonnaaed on ka olemas. Väga põnev, et kui keegi teab sellest midagi, võib lõunapausi ajal mulle rääkida. Teine näide on kinoõhtud, mis on nüüd korraldatud iga aasta augusti lõpus, siis kui suvi on veel soe, aga õhtud juba pimedamad ja sumedamad ja tegemist ka sellise nii-öelda pop-up kinoga, täispuhutava ekraaniga, mida on võimalik paigaldada põhimõtteliselt igale poole. Ja sellega oleme proovinud näidata, kuidas saaks erinevast siis pargist teha kinosaali, kuidas mõnel siis rohealal, kus hetkel midagi otseselt, mingit parki ei ole ja teeradu ei ole, on võimalik muuta uueks niisuguseks avalikuks ruumiks. Väga selline, võib öelda, demokraatlik avatud üritus, ükskõik kes võib tulla, avatud ruum on ju, ja kas inimene koos oma koeraga, rattaga, ta võib natukeseks jääda vaatama sinna, võib terveks õhtuks on ju ühineda, et selles mõttes on väga selline avatud ja kaasav formaat. Ja andnud Lasnamäele võimaluse olla pildil kui selline kultuurisündmuskoht. Ja viimane on linnakunst, praegu igal pool toimub, väga populaarne. Meie tegime 2014 sellise esimese proovi Lasnamäel seda teha. Nüüd on Lasnamäel palju rohkem linnakunsti, mis on igati tore. Et mida meie tegime, mis on natukene teistmoodi, on see, et me tahtsime, et inimesed ise osaleksid selles linnakunsti aktsioonis. Ja sellest selline hästi lihtne eskiis, värvilised kolmnurgad, ja mõte oli, et 2 päeva jooksul võib ükskõik mis möödamineja, kas noor, vana, lapsega, ükskõik, värvida näiteks 1 kolmnurga või värvida kohe neid 10, meiega 2 päeva koos olla või natukene ja saada osa sellest, et ta muudab midagi oma kodukohas paremaks, värvilisemaks, mitmekesisemaks. Ehk siis meil alati ei ole võimalusi osaleda väga aktiivselt kõikides asjades, et see on nagu viis, kuidas me anname võimaluse ka 10 minuti jooksul inimestel osa saada sellest avalikust ruumist. Võt nii, need on mõned sellised soojendavad näited. Kui kellelgi on huvi nende kohta, võib minult hiljem veel küsida, aga nüüd võiksime liikuda edasi meie esimese külalisesineja kohta juurde. Katrin Koov, sa võid vaikselt juba siia poole asuda teele. Katrin on siis arhitektuurikooli üks juhendaja, arhitektide liidu liige ja EKA õppejõud. Sa võid juba julgelt astuda ja räägibki meile avalikust ruumist endast. Nii. Kas mind on kuulda? Mikrofonis ka. Aitäh sulle. Tule lähemale. Siia poole peab ja kohe ütlen, et sa saad niimoodi lapata. Aha, selge. Jah. Nii.
ma panin siis sellise natukene väljakutsuva küsimuse siia pealkirjaks, aga mulle meeldib väga ka see, mis programmis oli, et avalik ruum ja elav ruum. Linnaruum. jah, et just seesama selle asja sisu ongi. Aga kui küsida, et miks seda vaja on ja ka siis, et milline see peaks olema, siis tegelikult avalikust ruumist avalikust linnaruumist siis on nii palju juba räägitud, et ma mõtlesin tükk aega, et mida ma uut oskan lisada ja siis jõudsin sellise järelduseni, et peaks vaatama seda hoopis võib-olla hariduse perspektiivist. Täna oleme siin ka koolimajas ja me oleme siin ruumiharidusega pikalt tegelenud ja ma tegin sellise eksperimendi, et ma proovisin selle ettekande üles ehitada nii, nagu me oleme tutvustanud kaasaegset kooliruumi muutunud õpikäsitluse valguses. Ja lihtsalt mõtteharjutusena asendada sõna kooliruum avaliku ruumiga. Ja see toimis muide väga hästi. See oli endalegi üllatus, et need samad põhimõtted kehtivad ja neid võikski rohkem teadlikult järgida. Ja me siin koos Kadriga, kes siin esimeses reas istub, oleme sellise vihikukese või raamatukese ka kokku pannud sellest, milline see kaasaegne õpikeskkond peaks olema. Ja siin on ka selline mõte sees, et õppimine ei toimu ainult koolis, klassiruumis, vaid ja ka mitte ainult kodus, sest see on ka arusaadav, eks ole, et esmased teadmised me saame kodust, aga tegelikult õppimine sellises kaasaegses avatud ühiskonnas toimub igal pool. Ja ma panengi järgmise slaidi ette, sellise sõnapilve, et see on nagu umbes selline mõtete pilv või selline keskkond, kus me siis toimetame arhitektidena, mõeldes hästi erinevatele teemadele, aga mis kuidagi kõik tulevad kokku selles ruumis. Ja eriti just avalikus ruumis, sest see on üleüldse kõige tähtsam ruum kõikidest ruumidest, sest avalik ruum teadupoolest on selline ruum, mis on kõigile avatud ja alati avatud. Et seal ei ole see ligipääs piiratud, mis iganes põhjustel, kas sissetuleku, vanuse, soo, päritolu, mille iganes tõttu, et avalik ruum on kõige demokraatlikum ruum üldse ja see, milline see demokraatlik ühine ruum on hästi oluline, sest see on ka siis, nagu ma täna räägin, eks ole, ka õpikeskkond ja et see ei ole ainult selline koht, kuhu tullakse aastapäevadel või pidulikel sündmustel kokku, vaid see võiks olla selline elav ruum, nagu pealkirjas oli, pidevalt arenev, meiega koos arenev ja koht, mis on selline inspireeriv, kuhu on alati põhjust ja tahtmist tagasi tulla. Et õppimine siis on elukestva strateegia järgi tõesti selline tegevus, mis saadab meid kogu elu, ei ole ainult see 12 aastat koolis, pluss siis jätkuõpingud kas ülikoolis või mõnes muus õppeasutuses, et elukestev õppe, muidugi see õppimise viis ja motivatsioon muutub elu jooksul pidevalt, aga et seda õpihimu ei tohiks ära kaotada. Et ma siin ka
siia tulles uuesti võtsin lahti selle väikse raamatukese ja lugesin neid artikleid ja märkasin, et need on omandanud hoopis uue tähenduse tänasel päeval, kus, nagu me teame, siit ainult 1000 kilomeetri kaugusel käib sõda ja me oleme sellest jätkuvalt šokeeritud, et kuidas saab üks tänapäevane ühiskond Euroopas või ühiskonnad siis jõuda nii kaugele, et muid vahendeid nagu enam ei olegi omavaheliste probleemide lahendamiseks. Ja tõepoolest, et see õppimine on väga mitmetahuline tegevus ja on ka väga erinev võib-olla õppimine siis avatud ühiskonnas, kodanikuühiskonnas või siis sellises suletud, kontrollitud ühiskonnas, mis võib viia selliste äärmuslike ja väga ohtlike tulemusteni, kus terve ühiskond toetabki sõjategevust, mis on meie jaoks täiesti arusaamatu. Ehk et haridus igal sammul on ülimalt oluline, et selles mõttes, et millist ühiskonda me siis endale kujundame. Seda ma soovitan lugeda, siin on väga huvitavaid artikleid Tiiu Kuurmelt ja Karin Bachmannilt ja teistelt. Kuidas? Muutuv kooliruum on pealkiri, jah. Ja siis täna selles ettekandes puudutaks siis ka selliseid teemasid nagu linnastumine, eks ole, et me siin alustasime linnaruumist, mis on siis mitte ainult Eestile omane, vaid globaalne muutus ühiskondades, aga mis ei tähenda seda, et ka väiksemad ja ka maapiirkonnad peaksid jääma tähelepanuta, vastupidi, see regionaalareng on veelgi olulisemaks saanud. Järjest enam me peame kliimamuutustega tegelema, ka linnaruumis elurikkus on miski, mis seostub meie jaoks ka ruumiharidusega, ehk et mõistmine, et rikkalikumad ruumid ja kooslused ja keskkonnad on paindlikumad ja püsivamad ja annavad meile ka kokkuvõttes rikkama elu. Ja see tähendab, et ka keskkonnaharidus käib sellega kaasas ja läbi selle rikkalikuma keskkonna on meil ka meie tervis ka parem ja kui see keskkond innustab meid veel ka liikuma, siis toetab see nii füüsilist kui ka vaimset tervist, mis ka viimastel aastatel on äärmiselt oluliseks muutunud. Ja kõik need muud sõnad, mida te võite siis lugeda, eraldi ei hakka läbi käima, aga need tulevad siit näidetest pärast ette. Arhitektide liit on siis käima lükanud juba nüüd aastast 2014 sellise programmi nagu Hea avalik ruum, mille eesmärgiks on siis nii, ma nüüd loen maha. See on siis arhitektuurivõistluste sari, mille keskmes on linnade ja väiksemate alevikkeskuste avalik ruum. Ja projekti algatajad näevad sellises asulate korda tegemises võimalust koondada inimesi, kasvatada kohaliku kogukonna ühtsustunnet ja muuta väikelinnade elukeskkonda ligitõmbavamaks. Muutes linna südamed inimsõbralikumaks ja meeldivamaks elukeskkonnaks on võimalik hoogustada ka ettevõtlust ja vältida niimoodi linnade alevikke laiali valgumist. Ja siis tänase seisuga aastast 2014 alates on siis toimunud 29
arhitektuurivõistlust. Kõik ei ole realiseerimisse läinud, aga päris paljud on ka juba tegelikult valmis saanud ja nagu siin näha, see on siis Eesti Vabariigi 100. Juubeliprogramm ja selleks aastaks 2018 valmisid ka esimesed minu meelest 5 väljakut ja rõõm on kuulda, et ka Haapsalu keskplatsi praegu valmistatakse ette võistluseks. Nii et see on siis selline hästi tore, edukas programm olnud ja on ka väga õpetlik programm olnud, see on oma arengu või oma selle tegevuse käigus palju arenenud, me oleme ise, selle programmi vedajad on palju õppinud, et kui alguses oli see võib-olla see mõte rohkem arhitektuurikesksem, siis järjest enam on ka just nimelt seda keskkondlikku ja looduslikku aspekti juurde tulnud, et neid samu teemasid, mis siin eelmisel slaidil oli, et see tasakaal oleks parem ja jätkusuutlikkus ja kliimaneutraalsus oleks ka nendel väljakutel siis kohal, et ka igasugune uus ruum, uus keskkond, mis rajatakse, ehitatakse, istutatakse, püsti pannakse, see on ka võimalus mingit uut teadmist saada, oma nii-öelda teadvushorisonti laiendada ja tänu sellele peakski siis iga järgmine võistlus olema natukene parem kui eelmine, nii et aga lõppkokkuvõttes on ikkagi kõige tähtsam see, et kohalike jaoks oleks see nii-öelda päriselt, et inimesed ise tunneksid, et see on nende jaoks loodud, nende linna süda, kuhu kokku tulla. Selle programmi eesmärgid siis on siis see ühise elukeskkonna mõtestamine konkreetsete siis projektide kaudu, ettevõtluse elukeskkonna elavdamine kohalikul tasandil ja ka riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil ja linnade planeerimise tõstmine uuele tasemele. See on nüüd siis selle programmi lehelt kopeeritud, see ei ole minu välja mõeldud, aga hea paslik tsiteerida. Aga ma ei räägi ainult hea avaliku ruumi programmist, siia ma panin kokku erinevaid näiteid, kuidas siis kas avalikud ruumid või ühiskondlikud objektid mõjutavad väiksemate kohtade arenguid ja päris oluliselt, eks ole, et iga ehitis, iga investeering omab päris suurt mõju ja on suur erinevus, kuhu ja kuidas need rajatakse, ja mismoodi see ümbritsevat linnaruumi mõjutab. Ja sellepärast ma näitan Paide riigigümnaasiumi saamislugu siin põgusalt. Siin on siis asukoha valikud, ühelt poolt siis ministeeriumi eelistus, teiselt poolt linna enda eelistus. Ja kontekst oli siis selline, et Haridusministeerium soovis rajatavat riigigümnaasiumi panna siis soodsasse, odavasse hoonesse, mis oli just tühjaks jäämas, kus tegutses enne kutsehariduskeskus, mis koliti mujale, aga linna seisukohast on tegemist siis ühe linna servas oleva sellise nõukogudeaegse modernistliku koolihoonega, mis linna arenguid, ütleme, oluliselt ei mõjuta ja kui ma mõtlen kooli seisukohast, siis ka see koolihoone ei vasta mitte kuidagi tänapäevastele nõuetele muutunud õpikäsitluse valguses.
ja teisalt on teada, et väikelinnades vanalinnad kiratsevad, sealt on ärid välja kolinud ja nähakse hirmsat vaeva, et see elu ikkagi kuidagi linnas püsiks. Ja seetõttu linna enda selge eelistus oli tuua see kool siis vanalinna, linna südamesse. Ja tänu sellega koos ka siis taastada vana tütarlaste gümnaasium, ma näitan neid ehitisi ka, esimene valik oli siis ministeeriumi poolt olemasolev toimiv koolihoone, ja teine valik siis juba mõnda aega tühjalt seisnud vana, väga kaunis ajaloolise muinsuskaitselise väärtusega siis tütarlaste kool, mis ootas oma saatust. Ja võib ette kujutada, et seda vastasseisu, et ühest küljest on võimalus raha kokku hoida, toimivasse hoonesse kool ära panna ja teisel kaalukausil on palju kallim projekt, kus siis tuleb teha korda vana hoone, aga mille mõju on tohutult palju suurem, positiivne mõju sellele linnakeskusele. Ja ei saa salata, et siin arhitektide liit eesotsas Andro Männiga tegi väga palju tööd selle nimel, kohtus erinevate inimestega, Andro isegi joonistas läbi selle tõestuseks, et see juurdeehitus mahub selle vana hoone krundile ära, et see kooliprogramm on võimalik sinna paigutada ja pikkade läbirääkimiste tulemusel siis õnnestus see ära veenda, et ikkagi tuleb see koolimaja siis tuua sinna kesklinna, mis oli väga suur ja oluline töövõit, aga siinkohal ütleks ka, et tegelikult sellist ülesannet peaks täitma hoopis üks selline mõttekoda või amet või nõukoda, millest me oleme siin unistanud juba mitukümmend aastat, mida me viimastel aegadel oleme nimetanud ruumiloomekeskuseks või ruumiloome ekspertrühmaks, kes siis võiks olla selleks nõustajaks, riigi ja omavalitsuste toetajaks, et selliseid olulisi otsuseid aidata teha. Ja see oli siis võistlustöö, mille edasiarenduse käigus trepistik nihkus küll teisele poole, ka hoone põhiolemus jäi samaks, võitis siis Salto arhitektuuribüroo ja siin on vaade Paide Vällimäe poolt ja siia juurde veel selles valguses linnal tekkis muidugi lisakindlus, kui juba Riigi Kinnisvara aktsiaseltsi toel koolimaja asuti rajama, et siis ka linnakeskus korda teha. Sellele eelnes ka veel omakorda pikk lugu, millest arvatavasti Maiko hiljem täpsemalt räägib, et Paide on olnud väga kihvt linn selle poolest, et nende arvamusfestivalidega koos on linn tõeliselt käima tõmmatud ja arutelud selle üle, mis üks hea linnakeskus peaks olema. Ja siin on siis paar pildinäidet sellest hea avaliku ruumi võidutööst, mis siis ka 2 aastat tagasi Paides korraldati. Hetkel käivad veel läbirääkimised, projekti täpsustused. Aga vahepeal sellel talvel sai koolimaja valmis. See ei ole minu foto, see on ERR-i ajakirjaniku tehtud foto. Kahjuks ei ole sellest leida veel häid arhitektuurifotosid, aga siiski olukord, või ütleme nii, et saab rõõmustada, et vanamaja on korda saanud väga kaunilt ja delikaatselt uue sisekujundusega ja sellega liitub siis selline
madala süsiniku jalajäljega puidust uus maja, mis on äärmiselt põneva siseruumiga, selline liigendatud ja mitmetasandiline ja väga põnev õpikeskkond. Nii, siinkohal siis väike meenutus ajaloost, Winston Churchilli surematu lause, meie kujundame oma hooneid, aga pärast kujundavad nemad meid. Ja tegelikult mitte ainult hooneid, igasuguseid ruume, ka linnaruume kujundame me ja siis pärast kujundavad need ruumid omakorda meid. Ja see on üks oluline tõdemus, mis paneb ka suure vastutuse mitte ainult arhitektidele, vaid kõigile, kes selles ruumiloome protsessis osalevad. Et ei ole päris ükskõik, kuidas seda teha, sest et need ruumid jäävad püsima pikaks ajaks ja kujundavad meie elusid. Ja nüüd siis see väike eksperiment, kus on need haridusruumide põhimõtted on siis rakendatud nüüd linnaruumi peal ja üks selline läbiv mõte, mis on siis nii elukestvas strateegias kui ka siis teistes dokumentides kirjas, et siis õpikeskkond või kool on vaimne, füüsiline, sotsiaalne ruum, täpselt samamoodi nagu ka linn on sümbioos vaimsest, sotsiaalsest ja füüsilisest ruumist. Ja iga ehitatava hoonega või korrastatava hoonega kujundatakse ka tükike linnaruumi ümber selle. Ja see, milline see linnaruum on äärmiselt olulise tähtsusega ja siin järjest enam saadakse aru ka maastikuarhitektuuri rollist arhitektuuri kõrval ja koos ja sellega läbi põimunult, et majade vaheline ruum, see on seesama avalik, kõigile ligipääsetav ruum, on äärmiselt tähtis ja see peegeldab seda, milline ühiskond meil on, et kas me tahame sellist avatud suhtlemist soodustavat ja ka arendavat ja inspireerivat ruumi luua või pigem sellist kontrollitud ja nii-öelda jäika ja teistsugust ruumi ja teistsugust ühiskonda, mille liikmeid on oluliselt kergem manipuleerida, nagu me jällegi näeme siin. Korraks veel koolitarkusi. Liikuma kutsuva kooli trükises on hästi ilus mõte kirjas, kuidas kooliruum ja igasugune ruum siis, nagu me siis täna teame, saab ja võib ja peab arvesse võtma inimeste psühholoogilisi baasvajadusi, milleks on siis iseseisvus, autonoomia, pädevustunne, ehk saadakse hakkama ja seotuse tunne, ehk kuulutakse kusagile, ollakse tähenduslikult seotud kellegagi. Ja milline see keskkond, avalik ruum, elukestva õppekeskkond siis füüsiliselt, ütleme nii, et mitte ainult füüsiliselt, aga milline see füüsiline väljendus lõpuks on, et mida see peaks toetama. Et esiteks see peaks olema paindlik, teiseks võimaldama sotsiaalset aktiivsust, kolmandaks toetama liikumisharjumusi ehk meie tervist. Ja natukene rohkem lahti kirjutatuna, mida see siis tähendab, et paindlik ruum, mis tähendab, et ruum on paindlik. See ruum siis võiks pakkuda valikuid erinevateks tegevusteks, selle ruumi kasutamiseks, siis ruum peaks olema kohaldatav vajadusel paindlikult erinevatele vajadustele vastavalt. Ruum peaks olema siis ristkasutatav
kui me räägime mingist platsist, siis näiteks erinevad alad võiksid olla siis erinevateks tegevusteks siis ristkasutatav, mitte ainult üheselt määratud. Ja julgustama siis ka neid ruume, keskkondi loovalt kasutama ja seal katsetama. Jällegi, et usaldama inimesi ja mitte juhtima neid piirangute kaudu, vaid just luua selline võimaldav ruum. Sotsiaalne aktiivsus. Avalik ruum võiks siis olla, kuna jällegi õppimise kontekstis õppimine, eriti tänapäeval, on äärmiselt sotsiaalse iseloomuga ja kogu õpitu omandab tähenduse mingisuguses kindlas kontekstis inimeste hulgas, kellega neid mõtteid vahetatakse, siis on tähtis, et see keskkond oleks avatud, kutsuv, inspireeriv ja loomulik osa igapäevaelust, et jah, siin oligi selle koha peal mul tuli see mõte, et me oleme kooliruumi kirjeldades projitseerinud sellise kaasaegsed avatud kodanikuühiskonna põhimõtted nii-öelda kooliruumi ja praegu ma peegeldan need tagasi tegelikult sellesse ühiskonda ja teistesse avalikesse ruumidesse. Ehk et ma kirjeldangi seda, milline see kaasaegne ühiskond siis milline ruum võiks meile sobida. Et avalik ruum on siis oluline kohtumispaik, suhtlemise ruum, mõtetevahetuse ruum, see võimaldab selliseid ka spontaanseid arutelusi, mitte ainult nii-öelda kureeritud tegevusi. Hästi oluline on, et siis sellise avaliku ruumi avaneksid sellised ka kohvikud ja töökojad ja mingid aktiivsed tegevused, kus on näha inimesi ja saab üksteist vaadelda ja et need juhuslikud kohtumised ka tekiksid. Ja hoonete esinaruum on hästi oluline, et seegi peaks toetama suhtlemist ja aja mahavõtmist. Ja siis kolmas punkt, liikumisharjumuste teema. Avalik ruum siis peaks olema jällegi võimalikult avatud, kutsuv ja ligipääsetav, et need liikumisvõimalused ei ole kuidagi ära peidetud või liiga keeruliseks või raskeks muudetud. See keskkond peab siis võiks innustada loovalt liikuma, ennast proovile panema ja ka tähtis, et ei ütleks alati täpselt ette, mismoodi seda ruumi siis kasutada. Ja nüüd siis pildinäited. Siin on läbisegi näiteid Eestist ja mujalt maailmast ja on nii avalikest ruumidest kui ka kooliga seotud ruumidest. Siseruume ei näita täna. Ja tulen pärast tagasi ka hea avaliku ruumi näidete juurde. Esimene pilt siis kirjeldab siis seda põhimõtet, et mida tähendab see paindlik ja mitmekesine ruum, et üks linnaväljak näiteks võib toimida nii kogukonna keskusena kui ka kooli spordiväljakuna, kooli nii-öelda hoovina. Et see on hästi tore projekt Kopenhaagenist, kus siis Iisraeli väljak muudeti, kuna selle väljaku ääres asub koolimaja, millel endal ei ole ruumi omaette spordiplatside ja rajatiste ehitamiseks, siis otsustati kohandada seesama plats ja väga tore selline sümbioos siis ja tänu sellele see plats on terve päeva lõikes kogu aeg aktiivselt kasutuses, et päeva esimeses pooles on rohkem siis koolipere ja teises pooles kogukond. Pealtvaates või linnulennu vaates näeb ta siis välja selline, kus siis see plats on ühenduses ka pargiga, mis loob omakorda lisavõimalusi ja pakub keskkonnavaheldust. Kogu parkimine on viidud siia alla
ja see plats on siis jagatud ka erinevateks tsoonideks ja nagu me näeme, siin on ka mitmesuguseid erinevaid liikumisvõimalusi, alates sellest, et jalgrattaga saab mugavalt ligi, hästi palju ruumi on rataste parkimiseks, ja siin on sellised astmed ja hüppekivid ja vesi ja kõik, mis nagu loob selle mitmekesise ja inspireeriva ruumi ja innustab ka proovile panema mitte ainult lapsi, vaid ka vanemaid inimesi, mis ongi see eesmärk. Noh, siin üks väike fragmendikene sealt samast platsinurgast, kus siin on siis veega tegemist. Talvel võime ette kujutada, et siin saab siis liugu lasta, et sellised ruumid on ka aastaringselt nagu põnevad ja iga aastaaeg ja ka kellaaeg pakub nagu erinevaid elamusi, õhtul näiteks valgusprogramm. Ja just selle aastaaegadest just oli juttu, aga et näide siis nüüd Soomest, kuidas üks koolihoone on ehitatud nii, et selle esine plats samamoodi moodustab kogukonnale sellise ühise kogunemisruumi või pargiala väljaku sellise sümbioosi ja ka on seal võimalik aastaringselt iga ilmaga toimetada. Oli juttu hoonete esistest aladest, sissepääsudest, et hea, noh, antud juhul siis on kooliruumiga tegemist, aga ka töökeskkond võiks soodustada seda, et seal ees oleks natukene sellist hajumisala, suhtlemisruumi, võimalust aega maha võtta ja siis korraks nii-öelda välja hingata muudest tegemistest. Ka mainisin enne seda mõtet, et iga uue hoonega kujundatakse ka tükikene ümbritsevat ruumi ja siin on väga hästi õnnestunud minu meelest sellise hajusa modernistliku vabaplaneeringuga piirkonna nii-öelda siis defineerimine või sinna väikse sellise lokaalse keskuse loomine. Tegemist on siis Kohtla-Järve riigigümnaasiumiga ja selle ees on siis väiksed spordiplatsid ja seal tänava korvpalliplatsil viimasel talvel oli väga tore liuväli, mis on ümberkaudsetele lastele väga, laste hulgas väga populaarne ja seda siis hooldatakse väga usinasti. Järgmine näide kooli ümbrusest, kus jällegi, et kui me oleme varasemast harjunud, et koolihoov on aiaga suletud, selline kinnine ala ainult koolilastele kasutamiseks, siis kaasaegne kooliruum vastupidi peab liituma orgaaniliselt linnaruumiga ja pakkuma ka kogukonnale võimalust seal tegutseda ja jällegi olla sõltumata kellaajast. Selle foto tegin õhtusel ajal, kus oli üks perekond siis või ema ja laps tulnud sinna pingsi mängima. Täitsa hämaras juba, nii et hästi tore on leida selliseid hetki linnas, kus inimesed tõesti päriselt kasutavad ruumi nii nagu see mõeldud on. Et aitäh Anna-Liisale selle toreda lahenduse eest. Ja lubasin ka siis neid linnaväljakuid näidata, et neid on nüüd hästi eriilmelisi sündinud ja kõiki ei jõua läbi käia, ma panin mõned oma lemmikud siia ettekandesse. Ja jällegi seesama eksperiment jätkub, et need pildi allkirjad on peaaegu identsed kooliruumiga, ehk siis see edasi-tagasi peegeldamine töötab väga hästi, et linna süda peegeldab linna sisu. Tegelikult oli jutt kooli aatriumist, mis on nagu linnaväljak, eks ole, aga nüüd tulles tagasi uuesti linnaväljaku juurde, see on see koht, kus toimuvad kõik kohtumised, teed ristuvad, kus antud juhul ka logistikasõlm on oma koha leidnud bussijaama näol ja
siis on nii aktiivset tegevust, suhtlust kui ka sellist rahulikku puhkeala. Väga tore õnnestunud näide. Järgmine linnasüda siis Raplast, Kava arhitektide käe alt tulnud on siis jälle üks keskväljak, mis on linnasüda ja mille huvitav aspekt siinkohal on, et siin suur tänav läheb siit keskelt läbi, aga sellest pole midagi, see plats tegelikult ühendab neid tänavapooli suurepäraselt. Järgmine Võru on põnev selline muinasjutulise hõnguga kujundus, kus siis kehtib väga hästi see mõte, et ruum ei ütle täpselt ette, et kuidas seda kasutada või kuidas neid objekte seal kasutada, vaid tulebki panna kujutlusvõime tööle ja kasutada oma loovust. Edasi Rakvere Pika tänava näide, et see nüüd ei ole plats, sest plats oli seal juba varem uue ilme saanud ja siin siis on tegemist siis terve vanalinna kõige tähtsama ja pikema tänavaga, mis on siis uue kujunduse saanud väga kauni heleda plaadiga. Ja jällegi siin siis on see mõte, et see linna avalik ruum koos siis nende tänavaseintega loob olulise osa linna identiteedist ja sellega koos ka nende inimeste, kes seal elavad, nende identiteedist, mis saab osaks siis nende mälust ja kohatunnetusest. Ja tore näide, kus linnaväljak ühendab sellist ehitatud keskkonda ja looduskeskkonda hästi orgaaniliselt ja sujuvalt siis Elva näitel. Ja jällegi pakub hästi mitmekülgseid tegevusi nii-öelda alates siin esindusväljakust kuni siis väga sellise vaba puhkemaastikuni välja. Ja veel mõned põhimõtted, et avalik ruum või see ühisruum, kuhu kogunetakse, ei ole selline, kus alati see peab olema hirmsasti funktsionaalne või ettekirjutatud koht, et hea avalik ruum ongi selline, kuhu tullakse ka ilma põhjuseta ja lihtsalt selleks, et seal on meeldiv olla ja see annab meile midagi juurde. Avalik ruum, siis keskväljaku näol antud juhul siis Piirilinna, Valga linnauuenduse projekti näol siis toimib ka nagu selline mitteametlik kogukonnakeskus, kuhu tulevad siis kokku väga erineva taustaga inimesed ja mille uksed on alati avatud. Hea ruum ei ütle täpselt ette, kuidas seda kasutada, ta paneb kulmu kergitama, tekitab võib-olla selliseid mõnusaid kihelusi, et mis asi see on, kuidas seda võiks järgi proovida ja kutsub ennast kasutama. Ja see inspireeriv siis keskkond on see, mis võiks meid innustada ja kõigepealt nüüd me üldse märkame seda ruumi ja siis seda ka loovalt kasutada soovime. Ja rääkides väiksematest objektidest, hästi tore leid on üks selline lauamängu nimeline nagu mänguala, mis on tegelikult Artišoki kunstibiennaali raames rajatud, mis näitab seda, et mänguväljak ei pea olema alati see tehasest toodetud standardiseeritud objekt, vaid see võib hoopis midagi põnevamat ja teistsugust olla ja üldsegi mitte ainult lastele mõeldud, et sellises kohas tekib endal ka soov katsetada, et kas sealt august läbi mahub või kus rippuda saab või kust kuhu ronida õnnestub. Ja
ühtepidi siis, eks ole, et need liikuvusele ja aktiivsele kasutusele häälestatud kohad ja teistpidi ei tohi ära unustada ka selliseid vaikseid omaette olemise kohti, jällegi paralleelkooliga, et koolis on koos väga palju lapsi ja mürafoon on tihti liiga kõrge, et siis on seal vaja ka selles keskkonnas selliseid kohti, kus saab eralduda, vaikselt olla, puhata, süveneda ja ka linnaruumis on äärmiselt tervitatavad sellised kohad. Ja kui seal linnas on siis ka sellist looduslikku metsatukka või muud keskkonda, ka see jällegi annab juurde võimalust teise nurga alt vaadata ruumi ja midagi teistsugust kogeda ja läbi selle õppida. Ja kui on tegemist sellise laiuskraadiga, kus on vihma ja tuult ja lörtsi ja lund pidevalt oodata, siis on väga tore, kui on võimalik kusagile varju olla, aeg-ajalt minna, mis siis pikendab seda väljas olemise aega ja võimalusi ja tegevusvalikuid. Ja näide siis keskkonnaharidusest Tartust, see on küll lasteaed, aga sellist keskkonda vabalt võiks ka linnapargis ette kujutada, kus siis on võimalus tutvuda erinevate taimede, erinevate materjalidega, võtta kingad jalast ja minna paljajalu taktiilrajale proovima, et jälle midagi uut kogeda ja läbi selle õppida. Et selline kogemusõpe on ka oluline märksõna. Ning jalgsi ja rattaga liikumist soodustavad lahendused ka siis annavad märku sellest, et see ruum soosib pigem selliseid keskkonnasõbralikke valikuid ja kui need ruumid on mõnusad ja atraktiivsed ja neid palju kasutatakse, jällegi kui seal on inimesi, seal kus on inimesi, sinna tuleb juurde inimesi ja see on selline nagu lumepallina kasvav, et mida parem keskkond, seda rohkem kasutajaid. Nii, mul oli tegelikult mõned pildid siin edasi arendatud failis veel, et me tegime tudengitega, ma räägin selle loo lihtsalt siia juurde, aga mul vist on aeg otsas ka, natukene aega veel. Et kuidas seda elukestvat õpet veelgi edasi viia, seda mõtet, meil oli tore koostöö Tallinnas, vanalinnas paiknevate muuseumitega, eelkõige Tervisemuuseumiga ja Disainimuuseumiga ja Loodusmuuseumiga, siis sai katsetatud läbi selliseid ideid, kuidas siis linnaruumis saaks muuseumite väliekspositsioone rajada ja mitte nii, et seal lihtsalt on mingid stendid, mis on ka tore ja vajalik ja minu meelest näiteks Tammsaare pargis päris hästi õnnestunud, et mööda minnes tekib võimalus kiirelt üks näitus ära vaadata, aga et ka teisi viise otsida ja seal siis pakuti välja nii õhtul valgusega projitseerida vanalinna seintele ja aedadele infot ja kõnniteedele samamoodi, siis tornide parki pakuti välja erinevaid installatsioone, seal võimalust linnamüüriga lähemalt tutvust teha, sellist ronimis avatud tornide näol ja õpikeskkonda näol põõsastesse peidetud sellised salakambrid, kust saab sisse piiluda ja seal on siis võimalik mingisuguseid põnevaid eksponaate avastada. Või siis hoopis oli pargid eesse nii-öelda sisse lõigatud selline muuseumi kiirtee, kus saab rattaga läbi tuhiseda ja siis avaneb galerii seal servas.
aga ma jõudsin natuke liiga hilja nende failidega, et see on eilne versioon, siin ma ei saa pilte kahjuks näidata teile, et te peate uskuma mind, et need olid väga toredad mõtted. Nii, mul nüüd pildid said otsa tegelikult, aga rääkida võiks veel pikalt sellest, kuidas avalik ruum ja õpikeskkond on omavahel tihedalt ja lausa lahutamatult seotud. Aga võib-olla küsimused või aega küsimusteks natuke ja minu arvates oli väga tore, et sul ei olnud neid slaide. Me saime kohe nagu ette kujutada, et kuidas kirjeldada on ju linnaruumi, mida sa veel ei ole näinudki. Ja mul on nagu soojenduseks ka üks küsimus, et ma ei tea, kuidas sulle tundub, aga mul on tunne viimasel ajal, et inimesed erinevast valdkonnas on muutunud nõudlikumaks avaliku ruumi suhtes. Ja sa võid nagu öelda, et mis sinu arvates, kas see on nii esiteks ja mis seda soodustab või kui ei ole nii, et miks see nii ei ole? Ja see, kui meil on linnaruumis niisuguseid põnevaimaid asju ja mul endal olnud see kogemus, et kui inimesel küsida küsimustikus, on ju, et mida te tahate avalikku ruumi, mis elemente, siis inimesed üldiselt suudavad nimetada neid asju, mida ta on juba näinud. Väga tihti öeldakse purskkaev. See ei tähenda, et igale poole peaks just niisuguse nagu klassikalise purskkaevu ehitama, vaid pigem see tähendab, et inimene loomu poolest tahab mingit veeelementi. Aga see võib olla palju mängulisem. Ja mida rohkem me näeme loovaid variante linnaruumis, seda nõudlikumaks me muutume, mida rohkem me arutame, mida rohkem on konkursse, mis toovad esile seda oleme kõik just nagu teadlikumad sellest, et mida sina arvad sellest? Jaa, no ma olen ka tähele pannud seda, et kõige parem on selgitada ikkagi pildi abil, et sõnades me saame ka väga palju asju ette kujutada, aga pilt ja kõige rohkem veel, et isiklik kogemus, et kui ollakse midagi näinud, et saab teistmoodi, saab huvitavamalt, saab hoopis nagu uudsemalt midagi sellist, mida ei osanudki ette kujutada ise, eks ole. Et me isegi käime reisidel ja me saame alati sealt nii palju uusi elamusi, mis tekitab mõtteid, et kuidas tahaks ise teha, võib-olla teisiti olla ja elada ja kujundada oma keskkonda. Et samamoodi on see ka kõigil teistel inimestel, eks ju. Et näidates pilte ja käies ja kogedes neid ruume, et tekib see parem arusaam või aga mida sa arvad, mida võiks veel teha? Ma tean, arhitektuurikoolil on suht hiljuti, või kui hiljuti siis nüüd on, avanud ka täiskasvanute huvikooli nagu variant, et saab ennast nagu harida avaliku ruumi osas, et kui hästi see on üldse käima läinud? No võiks paremini. Seepärast, et me oleme tõepoolest kokku pannud sellise põhjaliku programmi ja see on üsna sarnane ka tegelikult sellele, mis on gümnaasiumite jaoks välja töötatud siin Kadri ja Kaire Nõmme ja EKA inimeste koostöös. Et ta on selline väga ülevaatlik, kõiki teemasid puudutav selline sari või ütleme selline programm. Aga inimesed võib-olla, kes peavad oma vabast ajast seda tegema ja raha eest ka, nad võib-olla ei leia alati seda motivatsiooni, et siis kui sellest niimoodi ühekordselt rääkida, siis lähevad silmad põlema, aga iga nädal käia nagu koolitundides on hoopis teistsugune väljakutse, et siis võib-olla see huvi natuke raugeb, aga see ei tähenda, et võib-olla ka me lihtsalt ei jõua kõigini, et kui saaks seda rohkem erinevates linnades reklaamida ja
ja meid endid ka rohkem oleks, et siis see kindlasti toimiks paremini. Siinkohal võibki kõiki suunata Arhitektuurikooli kodulehele tutvuma, teil on väga põnevad programmid ja mõned, mida saab ise teha lastega ja oma sõpradega. Kas meil on publikus küsimusi? Kui loodan, et on. Ja kui on, siis meil on mikrofon, et meid oleks kuulda ka publikule, kes on virtuaalselt meiega. Mark käsi. Töötab see või? Ma kasutan juhust siis, et kui küsimusi ei ole, et siis ma natuke vestlen niisama, teeme kohe vestlusringi lahti. Jah, kommentaarid on ka väga oodatud. Ja, et ma arvan, et ma lisaksin siia juurde, siin oli väga palju põnevaid lugusid sellest, millised linnad kõik võivad olla ja juba selles väikeses slaidi esitluses on näha, et iga linn, iga väike koht linnas on oma iseloomuga ja kuigi siin on välja toodud siis arhitektid selle ruumi autorina, siis tegelikult on iga sellise koha taga hästi palju inimesi ja sellepärast ongi nii oluline, et me kõik teaksime ruumist rohkem, et me kõik oskaksime rohkem tahta, kui ainult see üks purskkaev, mis kohe pähe tuleb. Et mis see ruum üleüldse on, mida me seal teha tahaksime ja kuidas me seda kasutada tahaksime, kuidas meie oma mõnusat suvepäeva või talvepäeva seal tahaksime veeta. Ja selle kõigis nendes nii-öelda edulugudes on päris suur roll tellijal näiteks, et ka nendes koolinäidetes, kus oli juttu siis koolihoovist, see algab juba sellest, et kust tellija piiri tõmbab sellele projektile nii-öelda, et kas me teeme ainult uue maja ja piir jookseb mööda maja seina või me teeme terve uue koolikeskkonna ja piir jookseb mööda koolikrunti või siis on tegelikult projekti piir terve see piirkond, võib-olla terve Paide linn, kus siis läbi mõelda, et kuidas kool ühte väikest linna mõjutab. Et mida targem tellija, seda ägedam projekt tuleb ja arhitekt saab sinna alles nagu paar sammu hiljem hakata panustama, nii et tellija teeb otsa lahti. Jah, selles mõttes on ka need kaasamise üritused järjest olulisemad, et ikkagi kohalik inimene, kes iga päev elab seal ja neid ruume kasutab, tema on kõige suurem ekspert, eks ole, et tema teab, mis on head, mis halba, eks ole, ja saab ka selle oma ekspertteadmise siis arhitektile anda, kes mingeid muudatusi siis aitab joonistada üles, et see on jälle selle avatud ühiskonna teema, eks ole, et me tuleme ise ka teistsugusest ühiskonnast, kus käis suuresti kõik nii-öelda ülevalt alla otsustamine, aga see võtab aega, et me õpiksime ise ka teistmoodi nii-öelda koostööd tegema, üksteist kuulama ja üksteiselt õppima, et me oleme ise selle kooli teemaga seoses hästi palju just kooli inimestelt, õpetajatelt, koolijuhtidelt, kasvatusteadlastelt, psühholoogidelt, tervise- või liikumisteadlastega koostööd tehes hästi palju ise targemaks saanud ja selle baasilt ma julgekski täna öelda, et me keegi ei saa kunagi päriselt valmis, meil on nagu kogu aeg midagi juurde õppida ja meie keskkond ka ei ole valmis ja seda saab alati paremaks muuta ja et selles mõttes on see oluline, et luua sellised tingimused, et me saaksime niimoodi koos arutada ja et me saaks ise, meie arhitektidena saaksime aru, mida vaja on ja millist keskkonda, mida see võimaldav ruum siis nagu tähendab, eks ole, et kui palju saab fikseerida, kui palju nagu vabaks jätta. Ja tänane üritus on ka nagu väike samm sinna suunas, et me kõik oleksime teadlikumad. Aga kui teil nüüd on küsimusi, siis neid saab vestlusringiks hoida. Aitäh, Katri! Kutsun järgmisi inimesi. Meil on järgmine ettekanne on siis tiimi poolt Tartust. Tartu Euroopa kultuuripealinna 2024 meeskond, kes kureerib projekti nimega Kureeritud elurikkus. Ja räägime sellest, kuidas linnaloodus
saab elavdada meie avalikku ruumi. Nii, teil on, tahate äkki veel kolmand, ma isegi saan mõtta, jah. Tutvustage ennast ka. Ja. Tere ka meie poolt ja palavad tervitused Tartust. Mina olen Merle Karro-Kalberg, maastikuarhitekt. Tere, Karin Pahman, maastikuarhitekt. Anna-Liis Ant, mina olen ka maastikuarhitekt. Me vist iga kord, kui me esineme, siis me eraldi oma nimesid ei ütle, siis on tihti nii, et tullakse minu käest küsima, et kas teie olete Merle või Merle käest, et Karin, mul oli sulle üks küsimus korraks. Et me kuidagi toimime nagu kolme peaga lohe, et iseenesest me töötame kõik igapäevastes ülesannetes eraldi, et me üheskoos oma argitöödes koos midagi ei tee ja me ei projekteeri midagi üheskoos, aga kõik sellised kihutustöö ülesanded on siis need, mida me kolme peale teeme, nagu ka kureeritud elurikkus. Võib-olla alustame siis natuke kaugemalt, et kust see projekt üldse, kuidas see üldse sündis. Et tegu on, nagu Maria ütles, Tartu 2024 Euroopa kultuuripealinna ühe projektiga ja Tartu hakkas kultuuripealinnaks valmistuma vist juba aastal 2018 ja toona koguti siis linlastelt ideid, et mida võiks siis Euroopale esitada, mis see võiks siis olla, mis Tartut esindab. Ja maastikuarhitektidena toona me kesklinnas ühes kohvikus istusime ja vaatasime neid nukraid parke kesklinnas ja mõtlesime, et mis siis oleks, kui teeks hoopis midagi teistmoodi ja pakuks välja sellise loodusdisaini põhise projekti, mille eesmärk on nii Tartu kesklinna parke siis nii looduslikus mõttes kui ka inimtegevuse mõttes elavdada. Et see meie põhipostulaat, mida me sealt kohviku aknast nägime, oli see, et Tartu kesklinna pargid on tegelikult päris vaesed nii looduse mõttes kui tegelikult ka inimtegevuse mõttes. Et ei ole seal ei inimesi ega ole seal ka loodust ja kirjutasime selle projekti kokku ja esitasime siis kultuuripealinna ideekorjesse. See sealt üles korjati ja nüüd me oleme tegelikult juba päris mitu aastat tegutsenud ja toimetanud ja see tänane ettekanne ongi siis selle põhjal, et kuhu me siis tänaseks jõudnud oleme. Jah, lihtsalt, et võib-olla kes ei ole tähele pannud, siis see Tartu kultuuripealinna teema on Arts of Survival ja sellepärast see meie kureeritud elurikkus läkski sinna eriti hästi alla ja on ilmselt üks võib-olla neid projekte, mis kõige paremini seda mõtet nagu edasi kannab. Aga projekti taustast nagu ka natuke, et kuhu me nagu maailma mastaabis asetseme. Et siin on lihtsalt nagu mõned sellised kolm sellist nagu põhiteesi või väljavõtet erinevatest uuringutest või teadustöödest, et kõik raportid, mis meile nagu keskkonnaalaselt või looduskaitsealaselt praegu tulevad, räägivad ikkagi sellest, et üks kõige suurem keskkonnaoht praegu maailmas on elurikkuse kadu. Ja me räägime sellest siis globaalselt, et päris mitu raportit on selle eest meid hoiatanud. Ja vähenenud on nii imetajate, lindude, kalade, kahepaiksete kui roomajate arvukus ja seda päris nagu kardinaalsel määral. Aga mis meile siis sellest võiks ju küsida või nii, nagu meilt on palju küsitud. Et tegelikult ega emakesele maal ei olegi sellest eriti midagi, et meile endal on tegelikult sellest väga palju kahju, kui me laseme sellel maailmal pidevalt nagu vaesustuda ja laseme sellel elurikkusel hävida. Et elurikkust on meile vaja eelkõige iseendale, selleks, et tunda ennast hästi, selleks, et meie vaimne tervis oleks korras ja selleks, et meil oleks kuskile minna või kuskilt siis seda nagu vaimset tervist ja jõudu ammutada. Ja miks just linnades, et miks me tegutseme just Tartu linnas, et me võiksime seda teha ükskõik kus mujal, siis teatavasti aastaks 2025 elab suurem osa inimkonda linnas ja ega Eesti selles mõttes ei ole väga suur erand ja seetõttu on oluline seda elurikkust tõsta just linnas, sest see on just nagu see koht, mis on võib-olla inimestele kõige lähemal ja kus need näited, kuidas elurikkust tõsta, on kõigi silme all ja sealt on hästi lihtne õppust võtta. Järgmine, et siin on siis kaks head võrdluspilti.
täpselt sellesama kuidagi nagu paradoksaalse olukorra kohta, et kui me mõtleme maastikule või looduskeskkonnale, siis võiks arvata, et miks me siis eelkõige ei otsi seda linnast poolt väljast. Et siin on võrdluses 2 täpselt ühesuurust tükki nii Tartu ümbert kui ka Tartu linnast seest. Panen korraks eelmine veel, et Tartu ümbruses on tegelikult juba ajalooliselt olnud hästi-hästi suured põllutükid, kus enamasti kasvatatakse monokultuuri, mis on tegelikult Eesti maastike puhul või maailmas üleüldse tegelikult päris elurikkuse osas päris problemaatiline, et sellises keskkonnas elurikkus pole väga kõrge ja me nägime sellist inimeste soovi ja tungi looduskeskkonnas viibida nüüd just eriti meie nende eriolukordade puhul, kus loodusparkide ja matkaradade taga olid pikad järjekorrad, et inimesed soovisid väga-väga tegelikult seda looduskeskkonda kasutada. Et tihti me siiski linnast väljaspool seda looduse elementi võib-olla nii tihti enam kätte ei saagi, et kui võrrelda nüüd teise slaidiga, mis on täpselt sama suur tükk maastikku Tartu linnast, et siis tegelikult siin see mosaiiksus on hästi-hästi palju kõrgem, et meil on siin väga palju suurem võimalus midagi ära teha ja suurem võimalus just sellele mosaiiksusele nagu rõhuda, et kui me mingil määral linnamaastikku kureerime või muudame nagu seda teadlikult, et siis meil on võimalik tegelikult sellist elupaikade ja sündmuspaikade rohkust siia palju paremini tuua. Kas kellelgi selle kohta vist on veel midagi? Et siit on ju tegelikult näha, kuidas siin on veesilmasid, on aedasid, õuesid, parkisid, kõik sellised väikesed eriilmelised kohad soodustavad ka sellist elurikkust või ka elukeskkonna mitmekesisust, et seda on, ütleme, linnas näiteks oluliselt rohkem kui sellel eelmisel pildil näidatud põllumajandusmaastikul. Aga lihtsalt jah, see mulje on inimestel selline, et elurikkusega ei ole linnas sellepärast vaja tegeleda, et meil on seda väljaspool linna nagu väga palju. Aga see ei ole jah ainult Tartu puhul, et kõikide linnade ümber on need põllumajandusmaastikud ja mõnikord on need, ütleme, nende suuremate põldude puhul on ikkagi väiksem läbimõõt on 1 kilomeeter, et need on tohutud maa-alad, kus on ainult, kus mürgitatakse, väetatakse ja kus on neid liike isegi vähem või neid eluvõimalusi kui meie mingisuguses murus. Et sellepärast on just see, kui inimene elab igapäevaselt linnas, siis tuleb talle võimaldada seda loodusega kokkupuudet selles keskkonnas, kus ta igapäevaselt viibib, ilma et ta peaks võtma autot ja sõitma selleks kuhugi kaugele, et saada kontakti selle haljas ollusega. Ja nõndaks, kus ja kuidas me seda siis teeme? Ma natuke sõidan siin näpuga kaasa. Et see valge, ma võtan teise käe, muidu ma ei oska. Valge kriips on Emajõgi. See kõige keskel, kaardi keskel on Toomemägi, et siit enam-vähem juba on võimalik orienteeruda. Meil on siin Kaubamaja ja Riia tururistmik, kes võib-olla Tartu linna teavad. Ja meil oli siis plaan, kindel plaan, võtta oma nendeks näidisaladeks või projektaladeks kindlasti midagi, mis on hästi kesklinnas. Et see on üks populaarsemaid küsimusi, mida meie käest küsitakse. Et miks te seda elurikkust kuskil mujal ei tee, et miks te peate sellega siia kesklinna tulema, aga see ongi täpselt see põhjus, miks, et see oleks igapäevase teekonna peal inimestel kogu aeg silma all, kogu aeg, kui me midagi kuskil muudame, kui me teeme koos linlastega midagi, kui sinna ilmub midagi muud, me katsetame jälle oma uut mingit meetodit, et see oleks kohe näha, et inimesed märkaksid seda muudatust ja oskaksid ka võib-olla küsida, et mis see on ja milles see seisneb ja miks te seda teete. Tuleb vist seda mainida ka, et me teeme seda ikkagi Tartu linnavalitsuse linnamajandusosakonna teadmisel, nõusolekul ja kaasabil, et see pole selline geriljaprojekt, et me käime ja harime omatahtsi seda maad, et seda on ka arvatud, sellepärast ma oskan nüüd juba selle ennetavalt ära vastata,
sest lihtsalt Tartu linnavalitsus on, see praktika võib-olla nende poollooduslike koosluste osas on Tartu linnavalitsusel pikem ja see võib-olla siis ka linnavalitsuse poliitiline krediit on selline, et julgetakse natuke selliseid teistsuguseid asju teha, et sellepärast on meil läinud hästi, et me ei ole pidanud, ütleme siis, meeskonnasiseselt selliseid võitlusi väga võitlema, et meil on see linnavalitsuse tugi olemas olnud, et see annab väga palju nagu vabastab aega, et tegeleda sisuliste mõtetega. Et see hea nõu oli tõesti väga-väga kaua oodatud ja kuidagi väga libedalt on meil läinud koostöö Tartuga. Et esimene, kui me hakkame ülevalt voolu tulema allapoole, et esimene park, mis on nüüd selline hästi pika ajalooga Tartu Haljasala on Vabaduse puiestik, mis on selline hästi kitsas pargisiil, mis jääb jõe ja Vabaduse puieste vahele. Ta on hästi läbipaistev, selline võrdlemisi, ma ei tea, võib-olla ma teen liiga, kui ma ütlen ülekasvanud, et seal on hästi pime pargialune, hästi vanad puud ja seal kasvab alustaimestik peamiselt ainult varakevadel, siis kui puud ei ole lehes, kui seal saavad kasvada kuldtähed ja sillad, seal on praegu küll väga ilus roheline, aga mida suvi edasi, kui puud lähevad lehte, siis tegelikult seal on selline võrdlemisi must mullapind, et see tundus nagu hästi-hästi huvitav tükk, millega tegeleda. Ja seal oli ka suur künnivareste koloonia, mis inimesi sealt pargist üsnagi peletas, sest nad kisasid ja eks nad seal nagu määrisid ka, aga nad kolisid ise minema. Et neid püüti seal mingisugusel momendil ka nende nii-öelda linnuraadiotega peletada, kus oli see linnupoja nutt nagu sees, see need ei seganud. Aga nüüd nad lihtsalt ise võtsid kokku ja läksid ja kolisid hoopis supilinna, kus on paremad tingimused. Et selles mõttes nad toimisid meiega sünkroonis, et meie hakkasime ka tegema teistsugused tegevused inimesi sinna parki tuua ja nemad siis kolisid ära. Teine tükike on siis keset südalinna, see kõige suurem kaubahoovipark, kaldkriips keskpark, mis siis jääb kaubamaja ja vanalinna vahele, mis on ajalooliselt olnud hoonestatud ala, mida tegelikult võib-olla see hoonete muster natukene ka reedab. Park siis rajati just nagu taastamistööde käigus ajutiselt korrastatud varemetele ja see kuidagi iseloomustab seda parki nagu hästi tugevalt, et ta ei ole nagu funktsioonide poolest pargina väga hästi läbimõeldud, et ta jäeti just nagu varuks, et võib-olla me peatselt tulevikus oleme siia midagi toredamat tegemas, aga nüüd on puud suureks kasvanud ja nüüd ükskõik mida sinna parki soovitakse ka teha, sinna on erinevaid stsenaariume pakutud juba esimestest sõjajärgsetest üldplaneeringutest alates, et see paneb linlasi ennast päris ebakindlalt tundma, et kas me nüüd jääme oma pargist ilma või mis sellega nüüd saab, aga tegelikult ta on nagu viibimiskohana, vähemasti meie arvates küll üldse ei tööta, et see jällegi tundus väga-väga huvitav tükk, millega tegeleda. Ja keskpark on siis diagonaali mööda ühendatud uue turupargiga, mis on ülesehituselt hästi sarnane, et seal on samamoodi pargi serv on siis palistatud puude reaga ja sealt lähevad sellised diagonaalsed käiguteed läbi ja põhimõtteliselt ongi kõik. Ja jõekohvikute ja turuhoone ümbrus on siis neljas koht. Väga priske väljakutse, et seal on nüüd meil kolm jõekohvikut ja turg, mille ümber tegelikult liikumist toimub hästi palju. Et seal liigutakse ka Haljasala enda peal, et väga vänge väljakutse meil endale ka, millega me tegelikult siiani veel hakkama ei ole saanud, et kuidas seal Haljaselementi lisada sellises olukorras, kus tegelikult inimesed käivad Haljasala peal hästi-hästi intensiivselt ja kasutavad seda ja sõna otseses mõttes seisavad nagu taimedel peal, aga on mõtteid ka selle kohta. Ja meil on uuringutest siis ka. Jah, et me teeme kogu seda projekti koostöös Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooli teadlastega, selles mõttes me monitoorime neid, millised on muutused siis, kui me projekti alustame ja kui me lõpetame, liikide arvus, putukad, linnud, taimed ja siis ka inimeste osas. Maaülikooli teadlased loevad siis inimesi.
Et võib-olla lihtsustada natukene selle graafiku lugemist, et punased tulbad on kõik need, mis näitavad nagu rahvastiku jaotust üleüldiselt. Ehk siis vanusegrupiti ja mehed-naised eraldi. Et kui näiteks, mis siin on võib-olla kõige huvitavam võrdlus, kõige viimane naised 60+, et siin on selgesti näha, et inimesi, kes haljasalasid kasutab, et neid on nagu väga-väga vähe. Samad käärid tegelikult tulevad välja ka noorte puhul. Ehk siis tegelikult on nendes parkides ikkagi napib ja see on selge, kui neile peale vaadata, et seal väga-väga tugevalt ikkagi napib mingit huvitavat atraktsiooni, mis nii eakaid kui noorukaid kui lapsi välja tooks. Ja me palusime Maaülikooli maastikuarhitektuuri osakonna õppejõududel ja üliõpilastel tegelikult ka kaardistada, et mida inimesed siis pargis teevad. Ja selgus jällegi see, mida me olime kahtlustanud, et neid peatuspunkte parkides on pigem vähem, enamasti kasutatakse parke lihtsalt läbikäimiseks. Ja et see järeldus siis inimeste osas oligi see, et parke kasutavad enamasti siis sellised keskealised mehed ja naised ja läbi jalutamiseks. Et selliseid peatuspunkte, kus oleks nagu mõnus olla, et kui me eeldame, et sul on kesklinna park, et siis sa veedad selle aega, viibid seal, ma ei tea, pead pikniku või lobised sõpradega, et tegelikult see uuring näitab, et seda on seal pigem vähem. Ja palusime siis Tartu Ülikooli maastike elurikkuse töörühmal kaardistada ka enne, kui me tegutsema asusime seda, millised ja kui palju seal parkides siis üldse liike on, et kui me räägime eluvaesusest, et mida see siis Tartu kesklinna parkide puhul tähendab. Ja antud järgmised 2 graafikut on pärit Mirjam Võsaste magistritööst, kes siis konkreetselt käiski nendel parkidel ja luges kokku need liigid ja soontaimed, tolmeldajad ja ämblikud. Et kui me räägime elurikkusest, me ei räägi ju ainult taimedest, et kogu selle taime ümber on ju terve oma maailm, et tolmeldajad ja maa all on omakorda oma keskkond, et kõik see kokku moodustabki elurikkuse. Ja kui me räägime putukatest või et mida see, hakkamatu niitmine neile teeb, et kui võtta tolmeldajad, siis sõltuvalt liigist nad lendavad võib-olla, oma korjepiirkond on, kellel on 150 meetrit, mõnel on 6 kilomeetrit, on meie mesilastel, keskmiselt on seal 3 kilomeetrit, et tal peab olema see selleks, et terve suvi elada, mitte ainult siis, kui õunapud õitsevad, tal peab olema kogu aeg pidevalt neid õitsvaid liike, kus ta saab toituda. Aga nendega on veel see, et nad saavad lennata, aga näiteks ämblikud enamasti eest ära minna ei saa. Mõned liigid lendavad passiivselt nende võrguniitidega, enamasti suurem enamus mitte. Ja kui neil hakkamatult, kui pealt kõik maha niidetakse, siis neil ei ole võimalik ka kuskile võrke kinnitada. Ja seesama uuring näitaski seda, et nendes parkides põhimõtteliselt saavad elada need liigid, kes asustavadki ka mujal inimeste poolt hästi tugevate sekkumistega alasid, kes on selleks justkui kohastunud, aga see arv on kokkuvõttes väga väike või nende liikide arv on väga väike ja see on hästi ühekülgne valik nii-öelda neid seal. Ja kui seda graafikut vaadata, siis tundub, et võib-olla asi ei olegi päris hull, et liike soontaimede osas justkui on 76 ja 89 ja 82, et see ei ole ju väga halb. Samas tolmeldajate ämblike puhul on need arvud ikkagi päris väikesed ja see võiks olla oluliselt suurem, aga siin tuleb jälle näitame järgmist graafikut, et tuleb mängu see, et kuidas seda siis ikkagi mõõdetakse. Et üldiselt ökoloogid mõõdavad elurikkust siis meeter korda meeter ruudus ühes pargis või ka tegelikult niidul või looduslikul haljasalal. Ja et kui võtta siis siia juurde see ruudustik 1x1 või 2x2 meetrit, et siis on tegelikult lugu ikkagi palju nadim. Et nende liikide arv ka soontaimede osas on päris väike ja siia võrdluseks võib öelda, et laelatu puisniidul, mis on Eesti üks kõige ja ka vist Euroopa üks kõige liigirikkamaid kooslusi, on ühel ruutmeetril 74
erinevat soontaimeliiki. Ja linnas oleks selline optimaalne arv umbes 35, et kui me neid jällegi nagu kõrvutame, siis 9,3 Uue Turu pargis või 8 liiki ruutmeetril Uue Turu pargis on tegelikult väga närusalt väike. jah, see valdavalt tähendabki seda, et need ütleme siis muruliigid, mis suudavad seda niitmist taluda, need moodustavad selle massi ja siis see, et see üle pargi, ütleme, et see liikide arv on justkui suurem, see tähendab seda, et kuskil nurga taga on mingisugune, keegi leidnud endale mingi koha, aga tegelikult ta sellist mingit populatsiooni või sellist, ütleme, elujõulist kogukonda seal ei moodusta, et nad on sellised üksikud nagu üritajad seal. Et just väikses skaalas mõõdetud ruut või see näitab seda, milline see tegelik elurikkus siis on või see liikide arvukus. Ja plaanisime siis teha need mõõtmised just nagu meie projekti alguses, mis kaardistaks siis selle seisu, mis on nagu enne, teeks ühe ringi ka sel aastal, nüüd kus 2 aastat on mööda läinud ja just nagu ka mingis mõttes projekti lõpus, ehk siis aastal 2024, mida küll ilmselt tahaks loota, et seda nagu lõpuks otseselt ei saa nimetada, et projekt ei saa läbi ja me ei pane seda kinni, vaid see läheb kõik vaikselt edasi. Ühesõnaga, nendel lähteandmetel, mis me siis siin just rääkisime, nendel lähteandmetele tuginedes ja natuke ka sellist maastikuarhitekti intuitsiooni kasutades, et me oleme siiamaani kasutanud siis nendes parkides 6 meetodit, kuidas elurikkust tõsta. Me ise oleme neid kesklinna parke ikka nimetanud maastikulaboriks, et kus siis üldse katsetada, et millised viisid elurikkuse tõstmiseks sobivad ja millised mitte. Et praegu me oleme jõudnud, ütleme siis, hakata katsetama just nagu selle looduse disainiga või siis nagu selle looduse poolega, et kuna loodus vajab kasvamiseks aega, siis me oleme olnud sunnitud seda alustama varem võib-olla kui seda inimtegevuse nagu mitmekesistamist. Ja maastikulaboris siis siiamaani on olnud 6 meetodit, millest me nüüd lähemalt nüüd räägime. Näiteks Teivehem, mis oli näha ka selle esimese pildi peal. Väga lihtne sekkumine, sest midagi ei tule teha. Hästi huvitav on see, et kuna see oli kõige esimene meetod, mida me kasutasime, siis selle hüppelaud oli kuidagi väga-väga vaevaline ja kõik, kes olid meiega ühes koos, ehk siis linnavalitsuse haljastusteenistus ja ka avalike suhete osakond ütlesid, et seda peaks võtma väga-väga rahulikult, et inimeste jaoks on see väga ootamatu ja väga õudne, et me peame neid selleks väga-väga pikkamisi ette valmistama. Tegelikult nii hullult ei läinud, et selliseid vihaseid telefonikõnesid väga-väga palju linnavalitsusse ei tehtud. Ja meetod siis seisnebki selles, et me valisime siis enda projektaladelt 2 platsi, mida lihtsalt enam ei niidetud. Võib-olla seda, et kogu selle projekti üks väga suur osa ongi olnud kommunikatsioon, et meil ongi tegelikult üsna selline läbimõeldud tegevus, me oleme sellised graafika välja töötanud, kõik, me kasutame neid silte ja vastame hea meelega küsimustele, et just sellesama mitteniitmise kommunikatsioon oli pool aastat enne ja nende kõikide alade juures need plakatid väljas, et 3 keeles, jah. Et kõik saavad aru ja saab ka meiega nagu ühendust võtta, et me oleme selline vahelüli linnavalitsus ja selle kodaniku vahel, et ka see mõte, et kui on selline võib-olla vihasemad küsimused, et meie võime vastata sellele võib-olla teistmoodi, kui ametnik saab vastata ja võtta seda koormat lihtsalt nagu jagada ka. Et see näib hästi-hästi lihtne ja õudselt kena asi, et tegelikult see eksperiment vähemasti Keskpargis töötas väga hästi, sest meie õnneks ei ole seda muru rajatud mitte hiljuti, vaid et ta on seal olnud niidetav hästi kaua aega. Ehk siis tegelikult on seal Seemnepangas 11 just nagu oli maapinnas olemas, et õnneks vähemasti me saime selle väga-väga õitsva raudrohupõllu. Et võiks küll ette kujutada, et mis sul saaks selle vastu olla, et 2 platsi pargis on õitsvate lilledega, aga see on osade linlaste jaoks väga-väga ootamatu ja ka väga ebameeldiv kogemus, kui nad midagi sellist pargis näevad.
et siis me oleme tegelikult teinud jah seda, et tee äärtes siis muruniiduki laiuselt on ikkagi niidetud, et kes otseselt ei soovi selle heinaga kokku puutuda, ei pea seda tegema. Palju on ka nende alade puhul räägitakse palju puukidest ja me oleme pidanud ka nendele küsimustele palju vastama, et kas siin on rohkem puuke. Suhtarvuna ilmselt on, aga samas teadlased räägivad ka seda, et inimene ei ole puugile esmane saak, ta otsib ikkagi looma ja sama edukalt võib linnas saada puugiga niidetud murust, et see ei ole, ja see, kui palju inimesi on linnas langenud puugi ohvriks, puugirünnaku ohvriks, see arv ei olegi jälle väga suur ja puuk näitab tegelikult ka elurikkust ja me keegi ei jäta metsa minemata sellepärast, et me võime puugi saada, et tuleb samamoodi ennast üle vaadata. Need samad niidetud ribad natukene siis ka võib-olla tasandavad seda hirmu, et see puuk sealt kohe hüppab. Ja nende samade aladega oli see, et kogu selle puugihirmu juures need olid väga käidavad kohad, et inimesed pikutasid seal, korjati ka lilli ja lapsed jooksid seal sees, et tegelikult inimene ikkagi otsib seda kokkupuudet selle loodusega. Võib-olla siin lihtsalt tahaks lisada või tsiteerida Tuul Sepa sõnu, kes ütles, et linnas sureb inimesi rohkem autoõnnetuste ja saastunud õhu tõttu kui puugihammustuste tõttu. Ja siis võib-olla sellel alumisel pildil tahaks võib-olla rääkida ka sellest, et koos Loodusmaja linnalaagri lastega me meisterdasime ka taimesilte ja panime siis õigele taimele õige nime külge, ehk siis raudrohi oligi tähistatud raudrohuna, jumikas jumikana. Ja selle aktsiooni mõte on siis ikkagi tutvustada ka neid taimi, mis meil siin nagu päriselt kasvavad, et me oleme ilmselt teame võib-olla rohkem neid taimi, mida me toome endale aeda kuskilt puukoolidest, aga neid, mis meil päriselt nagu kasvavad ja ise tulevad ja vohavad ja saavad ise suurepäraselt hakkama, et pole kindel, et kas me neid nii hästi enam tunneme. Ja seoses sellega räägitakse ka rohepimedusest, mis siis tähendabki seda, et me eelistame mitte näha mingeid taimi, et kui me tõesti läheme ka siit täna välja ja kuskil on, ma ei tea, võilille, me ilmselt tunneme ära, aga sealt edasi juba, et kui on jooksvarohud või kurekaelad või lõokannused, et kas me neid nii väga enam ära tunnemegi, et nad tunduvad meile juba nii tavalised või me vaatame nendest nagu mööda ja ei pööra neile eriti tähelepanu, kuigi need on ju need, mis on meie linnade ja üleüldse meie nagu keskkonna, sellise ökosüsteemi alus, sest need on need, mis meil siin ise hakkama saavad, et kui te kõnnite kuskil parklas või tänaval, siis kõik need paiselehed, mis nendest pragudest lõpuks välja hakkavad punnitama, on need, mis panevad sellele ökosüsteemile aluse siis, kui meie oleme nagu läinud. Et igal juhul on need nagu väga vintsked sellid ja tasub tähele panna ja märgata. Et me valisimegi vist lastega äkki kas 15 erinevat liiki välja, mis seal siis üht äkki kasvama hakkasid, et need ei olnudki ainult murutaimed, et see oli tõesti väga tore, et ma tõesti nõiahammast ei oleks isegi teadnud. Ja siin on lihtsalt üks eksperiment või nagu näide sellest, mis juhtub, kui ei niida, et siis parempoolsel linal on korjatud taimed siis niidetud alalt. Et nad on nagu näha, ei parem. Kui sa vaatad sinna poole, siis vasakul. Mul on käed sassis, vabandust, ma kogu aeg nagu selle slaidi juures nagu ühesõnaga. See, kus on vähem taimi. Need on need, mis on korjatud niidetud alalt, mida siis terve suvi niideti ja nagu näete, et neid liike on oluliselt vähem ja see biomass on päris palju väiksem. Et see lina siis, kus on rohkem taimi, see on see ala, mis oli suvi läbi niitmata, need taimed said nagu välja areneda, hakkasid õitsema, mis tähendab, et need taimed ja õied pakkusid ka tolmeldajatele toidulauda ja selle ala nagu biomass oli lõpuks nagu ju oluliselt suurem. Ja võib-olla jah, selle koha peal, et mida see selline linnaniit nagu teeb või niitmata alad, et nad ju puhverdavad seda sademevett palju paremini, nende juurestik on sügaval, nad kasutavad ise selle vee oluliselt rohkem ära kui see regulaarselt niidetud muru, mille juurestik on lühike ja nõrk.
Et see on üks see koht, kus me saame nagu omaenda nende linnaprobleemidega tegeleda hästi lihtsalt, et sa ei tee mitte midagi ja see samas nagu lahendab sul mingisuguse väga suure olukorra ära, sest seda tulvavett on viimasel ajal väga palju, torustikud seda enam vastu ei võta ja sellega püütakse tegeleda kogu aeg mingi erinevate viisidega, aga selline linnaniit või sellised poollooduslikud kooslused on üks väga seni nagu selle teema lahendusena avastamata lahendusi. Teine meetod? Vaip maha, et jah, kui linnas nendest poollooduslikest kooslustest rääkida või jah, sellistest heinamaadest, just neid, mida rajatakse otsast peale, siis poolloodusliku koosluse valmimine võtab oluliselt rohkem aega kui see tavaline muru või muruvaip, mis maha pannakse. Aga inimesed tahaksid, et kohe oleks ilus, kui maja saab valmis, siis ta ongi kohe valmis, aga see looduskooslus võtab aega, et 3 aastat on võib-olla selline keskmine aeg, kus see heinamaa või niit muutub selliseks, mis on ilus ka mitte ainult nagu botaanikast huvitatud inimese silmale. Ja siis see üks võimalusi on selline ettekasvatatud heinamaa ehk aasamatt, et see ongi 3 aastat vana ja ta siis võetakse üles sarnaselt muruvaibaga ja siirdetakse siis uude kohta, et me katsetasime seda autovabaduse puiesteel ja hiljem siirdeti need siis sinna parki, kõrvale parki tagasi ja see ka on hästi liigirikas, ka sinna panime sildid külge ja see ongi see, et ta pannakse maha ja ta ongi kohe selline, nagu ta oleks seal juba aastaid kasvanud. Lihtsalt kuna ta on, ütleme, et tema ta on ruutmeetri mõttes kallim kui tavaline muruvaip, siis teda just ongi hea kasutada sellistel väikestel territooriumitel, kus ta annab koheselt kiire efekti. Ja inimesed olid päris ka jälle rahul selliste heinamaadega. Kust seda saab? Ahah, seda saab Facebookist. #aasamatt. Ja siis see võib-olla kõige mahukam, eelmine oli ka, aga see otsast peale on kõige mahukumaid sekkumisi, on siis tegime sinna Uue Turu parki otsast peale linnaniidu. See tähendas siis seda, et ka seal oli pikalt hooldatud muru, kooriti ära umbes 10 sentimeetri paksuselt, sest jah, vastasel juhul ei saa seda seemet sinna kuidagi panna, et tuleb ära koorida. Uut pinnast peale vedada ei olnudki vaja, sest seal all oli selline sobiliku viljakusega pinnas. Jällegi ma ütlen, et me teeme koostööd ökoloogidega, et me päris ise võib-olla kõiki detaile ei tea, aga see selline meeskonnatöös need erinevad teadmised on meil kasutada ja ka me kasutame ka ainult Eesti loodusest korjatud seemneid, Eesti omamaiseid liike, mis tulevad ka jällegi ökoloogide abiga, et seda meie kohalikku taimebaasi nagu edasi aidata. Ja selle linnaniidu rajamise me tegime koos linlastega, see oli sügisel, tegime üleskutse, et inimesed tooksid ka oma koduaedadest, just nimelt koduaedadest lillesibulaid, et vältida seda, et minnakse kohe aianduskeskusesse neid ostma, et pigem selliseid, mis on siis aedades juba kaua kasvanud ja nii-öelda juba siin sündinud. Ja linlased tulid sellega väga hästi kaasa, toodi palju sibulaid ja tuldi ka meiega koos seda rajama, et kooriti ära see pind, jällegi muruniiduki laiuselt jätsime servadesse muru alles, istutasime lillesibulad maha, külvasime muru külvasime seemned ja siis rullisime kinni. Et need seemned on pärit Eesti loodusest ja kasvatatud Eestis ja selle mõte ongi see, et siin kasvanud ja kasvatatud liigid peavad ka meie tingimustele kõige paremini vastu. Neil on olemas, nende ümber on tekkinud juba ajalooliselt välja kujunenud selline oma ökosüsteem, et igal taimel on võib-olla nagu oma kahjur, kes temast toitub või ka tolmeldaja, kes temast toitub, et tegelikult nende Eesti taimede eelistamine paneb aluse nagu natukene laiemale sellisele ökosüsteemile. Jah, ja seal see, hariduslik moment oli ka juures, et osad inimesed tulid meil appi nagu üleskutse peale või seda rajama, aga läksid mööda näiteks koolilapsed, kes tulid ka, sest et nad ei olnud kunagi varem mururulli näinud ja väga suure heameelega töötasid sellega. Ja jällegi, see annab sellise võimaluse nagu vastata küsimustele ja selgitada ja isegi sellised vihased küsimused on nagu head, et kui inimene juba küsib midagi, siis järelikult on tal mingit sorti huvi ja saab dialoogi astuda.
see lille-sibula aktsioon põhimõtteliselt sama, et tal on ka just nagu 2 eesmärki, et kui sa oled ise need sinna toonud, et siis see kuidagi, see haljasala nagu muutub palju rohkem sinu omaks või sa nagu hoolid sellest rohkem ja saad iga kord minna uudistama, et kuidas nendel minu asjadel seal läheb. Lisaks sellele, et kuna see meetod võtabki väga palju aega, nagu parempoolse pildi pealt on näha, et tegelikult nende esimesel aastal oligi nende kevadlillede ümber ikkagi must maa, et see oli ka üks nendest eesmärkidest, et meil oleks kevadel midagigi seal näha ja vaadata, aga need on nüüd juba 3. aastat, 2. see on aastat. eelmise aasta kevad. Ja see oli eelmise aasta suvi siis. Väga hea tulemus. Jah, et kui nende jällegi üks veel, mis nende poollooduslike koosluste puhul on, et esimesena kipuvad tulema need liigid, keda siis jälle, ütleme, botaanika-huvilised inimesed armastavad, sellised võib-olla 1-aastased või mitmeaastased nii-öelda umbrohud. Umbrohi küll ei ole, on tegelikult põllumajanduslik termin, aga mida ollakse harjunud pidama selliseks taimeks, keda ei soovita näha, takjas, puju, sellised, et nad kipuvad olema seal seemnepangas olemas ja me olime tegelikult valmis, et me nii-öelda kureerime seda, et tõmbame neid siis välja vastavalt vajadusele. Aga sealt ilmselt selle koorimise tõttu ja sealt ei tulnudki sellist, see aas läks kohe muutus selliseks üsna nagu apetiitseks. Ja see oli hästi põuane suvi, ta vahepeal küll koltus ära, aga sügiseks või suve lõpuks jällegi nii-öelda tuli tagasi, et see on ka nende looduslike liikide eelis, et nad saavad ikkagi ise hakkama. Ja see, et meil on vahepeal linnapildis natukene midagi koltunud või pruuni, et see on ka asi, millega võiks ja peaks harjuma, et see on osa looduse protsessist ja ei ole mõtet teda kogu aeg torkida, et kui on kasutatud õigeid liike, siis nad saavad lõppkokkuvõttes nagu ise hakkama ja me ei pea seda joogivett valama sinna nende suurte tohutute alade peale, nagu murudega sageli tehakse, et nad ikkagi rohelised oleksid. Niitmise pilti meil vist ei ole. Et sügisel, kuna oli valimiste aasta, siis kasutasime ka olukorda kenasti ära, korraldasime siis niidul, kas see oli oktoobri alguses, septembri lõpus, niitmistalgud, mis olid ühtlasi ka selline erinevate erakondade valimiskampaania, ehk siis me kutsusime kõikide erakondade linnapea kandidaadid sinna Vikatiga niitma. Poliittööjõudu. Väga meeleolukas tööpäev. Jah, ja Vikatit tuli Delfi käest ja Elf ka juhendas koha peal, kuidas seda niidetakse, et ütleme, et see Vikatiga niitmise oskus on selline kunst, mis hakkab nüüd jälle uuesti tagasi tulema või seda vähemasti proovitakse tagasi tuua, aga sealt ütleme siis poliitikutest võib-olla 3 vanem, võib-olla mitte enam nii noort meest oskasid loomu poolest niita, kes olid maapoisid, aga ülejäänud ei osanud, aga samas õpetati neile seal kätte ja said kõik hakkama sellega suurepäraselt. Et kui põllul heina kogumiseks niidetakse näiteks 2 korda, et suvel ka 1 ring, siis meil see otseselt vajalik ei olnud, et me tahtsimegi oodata, et lilled õitseksid ära, hakkaksid oma seemneid moodustama. Selleks ajaks olid nad ära õitsenud, siis niideti see maha, me jätsime selle heina sinna mõneks ajaks kuivama, et seemned saaksid variseda ja siis see alles koristati sealt kokku, et siis juba see niit ise tootis järgmiseks aastaks enda seemned. Et siis eks nüüd suvel ole näha, mis saab. Järgmine katse jäta maha. Räägime nüüd Linnasalu loomisest. Tegu on siis, nagu Annalisa alguses ütles, ühe sellise päris pimeda ja täiskasvanud pargiga, mis võib-olla Tartu kesklinna parkidest ainukesena on ajalooliselt hästi pikalt tema park olnud, et tema juured ulatuvad juba 19. sajandisse. Ja enne siis selle Linnasalu loomist oli tegelikult tarvis selles pargis teha hooldusraiet. Ja kui tavaliselt hooldusraie puhul viiakse puutüved minema, siis selle katse puhul me jätsime puutüved maha, et see lama puit siis pakuks omakorda elupaiku järgmistele liikidele, sammaldele, ämblikele, väikestele putukatele. Ja nagu näha, siis tegelikult sobivad need puutüved ka väga hästi inimestele ja eile ma käisin seal oma 4-aastase tütrega ja see tegelikult oli palju võluvam mänguväljak kui see mänguväljak kuskil teises kesklinna pargis. Järgmine puurupesa, mis on selle sama teema teine jätk, et mitte ainult need tüved ei saanud meil sinna jäetud, vaid ka tegelikult puude oksad.
ja et mitte neid kuhjata niisama vaaludesse, mis võiks võib-olla jällegi olla sellise pargikultuuri otsija jaoks võib-olla kesklinnas liiga šokeeriv, siis me palusime Maaülikooli maastikuarhitekti ja Pallase kunstikooli skulptuuritaustaga skulptor maastikuarhitektil Gloria Niinel korrastada neid oksatükke siis ka selliselt, et ta jääks nagu pigem selliseks skulptuurilahenduseks, et need kuhjad on kinnitatud, et seal saab ronida, et otseselt tuulega nad laiali ei lähe ja otseselt sulle peale ka ei kuku, kui seal ronida. Jah, et kui vaadata metsas selliseid oksahunnikuid, et nad seal, see kõdunemine võtab päris pikalt aega, mingi 10 aastat, kuni nad hakkavad selliseks pudenema, et võib-olla linnas tuleb lihtsalt, ütleme, et siin me ei saa lasta täitsa mullaks muutuda. See on ka osa sellest kureerimisest, et me ühel hetkel, kui tundub, et võib-olla linna mõistes on nüüd see aeg küps, et siis nad viiakse sealt ära. Aga senikaua nad pakuvad siin ikkagi ka elupaiku, et needsamad oksavaalud seal on suurepärane koht mardikatele, erinevatele putukatele, võib-olla ka siilidele, kes on seal pargis tegelikult juba ennem olemas olnud. Et seda on ka meie käest küsitud, et kas me hakkame nüüd neid siile siia sisse tooma või et kuidas nad sinna ikkagi täpselt tulevad, et ja kui nad botaanikaaias tulevad, et siis nad jäävad auto alla. Et et tegelikult see päris nii ei toimi, et siil nüüd kuskil kuuleb, et seal on üks pesa, et ma nüüd lähen sinna. Et pigem ikkagi see kohapealne, kes seal juba olemas on, et nemad saavad neid uusi kohti siis kasutada. Ja samamoodi linnuökoloog just ütles, et ta ei näinud seal lähedal metsvinte hüplemas ja ka toitu otsimas. Et tõenäoliselt linnud sinna sisse pesa ei tee, küll aga kasutavad nad seda sellise toidulauana. Ja seesama linnuökoloog Marko Mägi hakkab tegema ka selles pargis nüüd linnuloendust õige pea. Et siis me saame teada, et kuna künnivarased kolisid ära, et siis nüüd on väga suur tõenäosus, et kõikide teiste liikide arvukus hüppeliselt tõuseb, sest künnivarased, nemad ikkagi need väiksemaid linde püüavad sealt kas maha lüüa või nende munad ära lõhkuda. Et nüüd ilmselt see tasakaal muutub seal nagu hoopis teistsuguseks ja kui, et põõsastest hiljem. Järgmine katse. Kasuta juhust. Ehk siis jõuame nüüd päris selle linnasalu loomiseni. Linnasalu rikastamiseks, olemasoleva selle pargimaastiku rikastamiseks tõime metsast metsataimi ja peilisime Tartu lähedalt välja kohad, lageraielangid, kus need valgustingimused olid juba niikuinii muutunud, ehk siis need ülased ja sinililled ja põõsad, mis me sealt ära tõime, oleks ilmselt nagu uutes valgustingimustes nii ehk naa hukkunud või nende elutingimused ju muutusid. Kaevasime üles ja tõime linna ja palusime jällegi nagu linlastel teada anda, et äkki neil on oma aiast nagu midagi anda ja Haage mõisas lahke pererahvas kutsus meid enda juurde, saime sealt maasikaid, pihlakaid, toomingaid, ehk siis nagu siin võib-olla juba korduvalt mainitud, et nende Tartu kesklinna parkide häda nii-öelda on natuke ka see, et seal on see muru ja on kõrged puud ja tegelikult seda vaherinnet ei ole. Et see vaherinne, põõsad, rohttaimed on väga oluline just näiteks lindudele, väiksematele putukatele, et ka see annab nagu sellist liigirikkust juurde ja me proovime siis ka näiteks neid põõsaid uuesti parkidesse tagasi tuua. Sest just selles Vabaduse puiestikus on see olukord, et seal on kogu hämar, aga meil on väga palju just need alusmetsaliike, mis taluvad väga hästi sellist hämarust, õitsevad seal, viljuvad, aga neid kasutatakse nagu praegusel ajal väga vähe, just sellepärast üldse põõsarinnet on vähe, aga pigem ka, et parkidesse tahetakse sageli tuua selliseid liike, mis siis õitsevad nagu kogu aeg ja on kogu aeg hästi ilusad, aga sellised looduslikud liigid, et neil on ikkagi omad perioodid, kus nad õitsevad ja kus nad viljuvad ja see ei ole kogu aeg selline lage õitsemine, vaid seal on ka muid olekuid. Et inimene harjuks sellega, et see taim mõnikord näebki siuke rääbakam välja ja selleks peabki selle talle lähedale tooma ja see salumetsa tingimustega Vabaduse puiestik ongi just selleks nagu väga hea koht. Ja kesklinna parkide võib-olla natuke selline probleem on see, et seal ümber ei elata väga.
et üle maailma ju tegelikult on nagu neid näiteid, kus parkide ümber nagu hakkavad kogukonnad tekkima just nagu selleks, et nagu pargis tööd teha. Et Tartu puhul on nagu eriti selle Vabaduse puiestiku puhul, et kui me hakkasime mõtlema, et kellega koos või et linlastega koos võiks seda linnasalu ju rajada, et kellega koos seda teha, siis tegelikult seda elanikkonda ju selle kesklinna pargi ümber pole, küll aga on ettevõtted. Et seega rajasime seda salu koos Playtechi ja Haridus- ja Teadusministeeriumi inimestega ja kuna inimesed olid ka tegelikult hästi pikalt, et see oli siis eelmise aasta mais, et enne seda koroona tõttu kõik kodus istunud, siis see oli ka selline päris mõnus nagu niisugune virgutav meeskonnatöö, et näiteks Playtechis osad inimesed ütlesid, et nad ei ole oma kolleege silmast silma 2 aastat näinud, et nüüd siis selles pargis taimi istutades saadi kokku. Ja et taimi jagus nagu täpselt ja inimesi jagus ka nagu väga täpselt, et väga mõnusasti tuldi kaasa ja aitati meil need taimed maha panna. Ja need on siis eilsed pildid sellest, et meie rõõmuks on need sinililled ja ülased talve üle elanud ja on seal pargi alusmetsas olemas ja vähesema niitmise tõttu on sinna tekkinud ka täiesti selliseid liike, mida me ei ole toonud, aga mis on seal mullas nii-öelda seemnepangas olemas olnud, lõokannused ja lõhnavad kannikesed, mis omakorda tegelikult nagu tolmeldajatele väga meeldivad. Et see on üks nagu selline lisaboonus, et kui sa nagu teed natukene vähem ja jälgid, et siis tegelikult nagu vaikselt hakkab parkidesse ja aedadesse ka ise tulema nagu neid liike, millele ja kellele sellised tingimused just sobivad. Ja viimane katse, natukene sarnane nagu esimene, kuhuseks me tänaseks jõudnud oleme, et ära korista, sisuliselt ju sama, et ära tee midagi, et see on siis katse sellest, et kui me linnapargis maha langenud lehti ära ei riisu ja minema ei vii, et looduses ja metsas tihtipeale keegi ju ei käi riisumas, et miks me peaksime seda linnas tegema. Ja eelmisel sügisel siis selles linnasalu osas jäidki lehed maha ja jäid riisumata. Kevadel ta oli küll kauem pruunim, aga siiski tuleb rõõmuga tõdeda, et ta läks samamoodi roheliseks ja kõik need ülased ja sinililled ja lõokannused, mida te eelmistel pildil nägite, on tegelikult sellest nagu lehepurust või lehest nagu läbi tulnud. Et kõdunenud lehed on ju tegelikult nagu huumuse allikas, et looduse tsükkel käib ju niimoodi, et see puuleht langeb maha, variseb maha, kõduneb ja annab siis nagu maale rammu juurde. Et kui me need lehed minema viime, siis me viime ühtlasi ka minema selle rammu, et mida see maa siis saaks. Et kuidas see jällegi sobib siia linna, seda me nagu näeme, et praegu on siis esimene kevad ja praegu tundub, et on hästi. Ja nüüd küsimus sellest, et kus on siis inimesed, et alguses me rääkisime, et kesklinna pargid ei ole mitte ainult eluvaesed looduse mõttes, vaid ka inimeste mõttes. Et kuna see looduse kasvamine vajab nagu hästi pikalt aega, siis me alustasime nende looduskatsetega nagu oluliselt varem. Ja oleme nüüd jõudnud nagu sellesse staadiumisse, kus nagu jällegi koostöös Maaülikooli maastikuarhitektuuri õppetooliga me oleme alustanud siis nagu uuringuid selle kohta, et mida siis inimesed tahaksid ikkagi nagu kesklinna parkides teha. Et praeguseks on nii-öelda paika pandud selline uuringukava, läbi viidud on fookusgrupi intervjuud, tulevad siis erinevad joonistusülesanded esimestele klassidele, rühmaintervjuud gümnaasiumile ja jalutuskäigud eakatega ja homme on plaanis siis selline koosdisaini töötuba, et kus me siis saame jällegi mõtestada seda, et mida siis inimesed sooviksid üldse pargis teha või miks nad näiteks üldse ei käi seal. Ja siin saab siis olla rohkem kursis meie tegemistega. Aitäh! Eelmisele ma ei plaksutanud, aga aitäh väga inspireeriva ettekande eest. Ma olen kuulnud juba varem teie ettekannet, aga iga kord see tundub nii äge ja nii inspireeriv ja mina iga kord teen uusi märkmeid. Jah, kas meil on kohe küsimusi publikust? On, jah, väga tore, ma varastan siit ühe ja jooksen. Hullult põnev. Tekkis mõte, et see kõik on
keskendunud rohkem parkidele, et kus on siis inimesed käivad ja kus peatuvad ja läbi jalutavad. Aga olete ka mõelnud selle peale, kuidas neid parke omavahel siduda, ehk siis luua selliseid elurikkuse jooni, radasid? jah, see on seesama Mirjam Võsaste töö, mida me siin, kus me neid tulpdiagramme näitasime, et tema töö tegelik sisu oli see, et ta näitas ära, kus Tartus on need barjäärid, kust liigid liikuda ei saa. Ja noh, loogiliselt need ongi laiad tänavad, ka jõgi on omamoodi barjäär teatud liikidele. Ja selle sidususe tekitamisega see on ilmselt see üks järgmisi ülesanded, millega tuleb tegeleda, või noh, tegelikult ükskõik milliste parkide puhul tuleb sellega tegeleda, et see, võib-olla see miinimum, millest on räägitud, et ei tohiks, ütleme, kõva katet olla võib-olla üle 7 meetri, et siis nad saavad teatud liigid nagu liikuda, noh, kellel on tiivad, sellel on natuke lihtsam, aga jällegi ökoloogid ütlevad, et kuigi see lind või ka putukas, ta on võimeline lendama sealt üle, siis ta kipub valima ressursi säästmise mõttes elupaigad, kus ta ei pea ületama selliseid suuri barjääre. Ja selleks, et see linnaloodus ja need toimiksid, on tõesti vaja jah, see alade omavaheline sidumine või nende astmekivide tekitamine, et liigid saaksid edasi-tagasi käia. Aga no see tähendabki sellist hästi väikese mõõtkavaga sekkumist, et see tähendab, et tänavahaljastus peab olema ja peab olema mitmerindeline jällegi, et seal peab olema nii puid kui põõsaid ja et igasugused väikesed vundamendipraod ja igasugused väikesed asfaldipraod on tegelikult just nagu need väikesed asjad, mis nendele väikestele olenditele meeldivad ja neile vajalik on. Jah, ja see, kui praegu tehakse tänavaid või näiteks istutakse puid ja põõsaid, siis seal on väga karmid normid, et kui suur see plats peab olema, et see põõsast ikkagi saaks kasvada, et tegelikult sellele loodusele, tal ei ole vaja nii palju ruumi, nagu, et sinna me ei saa istutada tamme, aga sinna saab tulla miski muu, ja kui sul näiteks sõiduridade vahel on kitsad servad, aga nad kasvatavad seda, mis seal parasjagu kasvab, siis sellele liigile on see äärmiselt oluline vahekoht, kus ta korraks puhkab ja siis ta saab jälle edasi minna. Et see on selline ütleme, need just tänavad on kõige suuremad barjäärid ja takistajad, et nendele tänava kavandamistele hoopis teistmoodi lähenemine on ka see, mis aitaks neid sidususi rohkem tekitada. Ja sellega seoses sepitsemegi tegelikult oma järgmist meetodit, ehk siis midagi, mis toimib väga hästi näiteks parklates ja ristmikualadel, mis on liiklussaartega tegelikult venitatud hästi laiaks. Hea on, kui liiklussaartega vahepeal ei ole inimesel nendele laiadele ristmikualadele üldse asja, et see on lihtsalt asfalt, mida ei kasuta mitte keegi, et ta jääb erinevate sõiduridade vahele. Et võtaks asfaldi üles, et vaataks, et kas nagu täielikult ilma tänavapinda rekonstrueerimata on seda lihtsalt niimoodi ajutise või nagu hästi lihtsa sekkumisega võimalik teha, et lõigatagi need augud lihtsalt sisse, võtta natukene seda killustikuga aluspinda sealt välja ja istutada sinna taime tasemele. Väga ise ka oleme nagu väga elevil, kas ja kuidas see töötab. Jah, et kui see asfaldi üks probleeme, mis ta tekitab, on need kuumasaared, et jällegi see on Tartu ökoloogide mõõdetud, et kuumal suvepäeval, kui asfaldi temperatuur, ühesõnaga linnaniidu temperatuur on 13 kraadi jahedam kui asfaldil samal ajal, et see on väga suur vahe ja murupind omakorda on siis natukene kõrgem kui sellel linnaniidul, mitte natuke isegi päris head mitu kraadi, et just selliste mõttetute kasutamata asfaldiga kohtade likvideerimine, see peaks aitama päris kõvasti seda jälle nagu tagasi tõmmata, sest iga päeva, üldiselt see praktika on ju selline, et iga päev pannakse tohutuid, ma ei tea, ruutmeetreid, sadu ruutmeetreid kõva katte all, aga vabastatakse ülivähe, täiesti marginaalne osa, et siis me mõtlesime, et me hakkame seda kangutama otsast. Et kui näete meid Tartus kangidega ringi käinud, siis teate. Kohe järgmine küsimus. Jaa, aitäh. Mul on üks hea sõber ja ta elab eramus ja tal on hästi väga ilusti hooldatud aed, aga iga kord, kui ma tal külas käin, siis ta näitab ka oma naabriaeda ja see on pigem siis nende põhimõtete järgi siis kas tahtlikult või tahtmatult jäänud selliseks, nagu ta on ja tal ei ole sugugi hea meel selle üle. Et pigem ta näeb selles kui ohtu oma hästi hooldatud aiale. Et kuidas nagu sellisele sotsiaalsele survele ja kuidas need samad väärtused jõuaksid siis ka
sellistesse naabrisuhetesse. Oht on selles, et tal hakkab see meeldima. Aga enamasti jah, kardetakse seda, et kui naaber ei niida, siis tulevad umbrohud minu aeda, aga tegelikult kui sa ise niidad, siis see umbrohi seal niimoodi seda kanda siis need taimed seal niimoodi seda kanda ei kinnita. No järgmisel nädala teisipäeval näiteks Tallinnas Salme kultuurikeskuse pargis ELF loob talgute korras ka linnaniitu. Et helistasid ja küsisid, et kuidas käib ja kellega peaks rääkima ja said linnaga kaubale ja tuleb. Ja ma arvan, et juba see, et nagu kutsutakse rääkima, juba see nagu näitab, et teema on nagu oluline ja tahetakse nagu rohkem teada saada ja mõnikord võib-olla ongi vaja lihtsalt näidata neid pilte ja rääkida ja see mõte nagu hakkab idanema. Et mulle tundub küll, et see nagu levib. Väga tore. Haapsaluski on siin selles linnuse varemetes on sellised poollooduslikud kooslused. Ja Rakveres hästi pikalt olnud, et on küll jah, üle Eesti ka. No suurepärane, ma tahaks ka igal pool näha neid Tallinnas veel rohkem, ma arvan, et ei ole piisavalt. Aga me võime suunduda kõik lõunale, jätkata lõuna ajal arutelusid. Ma loodan, et te kohe ära ei kao ja te saate võimaluse otse rääkida.